Tere kallid arhitektuurihuvilised! Tänane saade on oma ehk saate pealkirja väärt Majad ajas. Tegu on näitusega Eesti Arhitektuurimuuseumis 100 ehitist, 100 aastat. Tõepoolest, see näituse valmimisprotsess oli siis selline, et tegelikult oli meil 10-liikmeline žürii, kes igasse aastasse siis neid objekte valis, seal aeg-ajalt ka vaieldi ja loomulikult lõi välja ka iga žürii liikme erialane taust, et millist ehitist või millist hoonet ta just siis Eesti 100-aastase ajaloo taustal olulisena nägi. Kui selle näituse oleks koostanud ainult arhitektuuriajaloolased, siis tegelikult on meil juba piisavalt ilmunud Eesti 20. sajandi arhitektuuri ülevaateid ja selline teatud kaanon on tekkinud. Millised hooned on olulised, miks nad on olulised? Meil on ka muinsuskaitsealuste objektide nimekiri 20. sajandist, mis kahjuks ei ole väga pikk. Et teisisõnu selline teatud rida või teatud top 100 või top 10 on kindlasti arhitektuuriajaloos olemas. Et arhitektuuriajaloolasena selles mõttes oli mul huvitav kuulata teiste eriala inimeste, eelkõige siis ehitajate ja inseneride argumente, miks üks või teine ristmik või selline teelõik on nende meelest ka arhitektuuri ajaloos ja ehituse ajaloos oluline ja miks mitte neid tegelikult lisada siia ritta just selles mõttes, et see ülevaade oleks variatiivsem ja variantide rohkem, kui võib-olla me oleme harjunud Eesti 20. sajandi arhitektuuri ajalugu vaatama. Kas on selliseid hooneid, mida te oleks tahtnud, et seal oleks kindlasti olnud? Kindlasti oleks olnud, ma ei oska nüüd otseselt neid välja tuua, aga ma arvan, et iga valikuga saab rääkida seda lugu, mida tahetakse rääkida. Ja iga maja taga on tegelikult majad on suurepärane vahend rääkimast kultuuriajaloost, arhitektuuriajaloost, majandusajaloost, siis sellest, kuidas Eestil on läinud viimased 100 aastat, sest majad on kahtlemata investeering, siia on valitud ikkagi valminud objektid. Mõned üksikud on siin ka osaliselt lammutatud, näiteks Sakala keskus, aga enamasti on siiski valitud siia objektid, mis on alles ja mis tõepoolest ka omal ajal valmis ehitati. Et teise samasuguse ja sama põneva näituse saaks näiteks valmis ehitamata Eestist või Eestist, nagu ta on visioneeritud või fantaseeritud. Et iga hoone taga on lugu ja see lugu tõepoolest räägib natuke laiemalt siis, miks see hoone sellesse keskkonda on ehitatud, miks üks või teine objekt on olnud antud ajahetkel oluline. Kui me vaatame neid objekte oma tüübi või sellise otstarbe järgi, siis loomulikult on suurem osa siin püünele pääsenud hoonetest avalikud objektid, kultuuriobjektid, teatrid, kontserdisaalid, mõni kirik, sellised ka büroohooned, eriti kaasajast on rohkem siis selliseid ärihooneid ja selliseid kommertseesmärgiga või kommertskasutuses hooneid. Et eks see annab ülevaate sellest, millised objekte ühel või teisel ajal rohkem ehitati. Arusaadatel põhjustel näiteks religioosne arhitektuur või kirikuarhitektuur ei ole meil kuigi arenenud kogu 20. sajandi jooksul ja ka kaasajal on näiteks selliseid sakraalhooneid suhteliselt tagasihoidlikult. Samas on siiski üritatud valida siia ka selliseid vähem tähtsaid funktsioone või objekte, mis niimoodi argikeskkonnas võib-olla alati silma ei hakka, ehk elamuid, mis tegelikult on üks väga oluline 20. sajandi arhitektuuri tüüp ja hoone tüüp, aga mis alati ei ole selline kõige esinduslikum või kõige stiilipuhtam näide. Aga siia on üritatud valida siis ka tõepoolest elamuid või selliseid väiksemaid paviljone või kohvikuid või selliseid objekte, mis ei ole niivõrd sellise hoonetüüpide hierarhias kõige kõrgema pulga peal. Mis oli kõige raskem, et kas näiteks ütleme, et esimene pool 50 aastat või see viimane 50 aastat, kus oli lihtsam? Tegelikult kõige raskem, kui sa küsid, oli leida midagi sõjaaegade aastatesse, 40-ndatesse aastatesse ja ka 50-ndate aastate algusse, kus tõepoolest vaesus oli suur, sõjapurustused olid suured, enamasti tegeleti varemete koristamise ja üksikute objektide taastamisega, et sellist originaalloomingut või arhitekti ja autori loomingut nendest aastasse leida oli tõepoolest raske.
Kaasajaga ja viimase 20 aastaga on see lugu, et inimesed ju teavad ja mäletavad ja omavad arvamust palju aktiivsemalt ja palju rohkem kui näiteks siis esimese Eesti Vabariigi aegse perioodi kohta, kus see kaanon on võib-olla kindlamalt välja kujunenud, et kuivõrd ka žüürii liikmed kõik olid otseselt või kaudselt seotud paljude hoonete ehitamisega või mäletasid nad nende ehitamist või seda taustalugu, et siis kindlasti kaasaja puhul oli seda vaidlemist rohkem ja sellist võitluslikku momenti. Aastat ja 100 maja on vormunud näituseks ja lisaks näitusele ka raamat. Millised on need erinevused ja kas kui näitusele tulla, vaadata näitust, siis tegelikult äkki oleks mõistlik raamatusta? No eks need meediumid on alati erinevad, et näituse puhul kõik on suurem, kõik on hoomatavam, kõik on paremini vaadatav. Näitusel on ka võib-olla mõne koha peal on ka võib-olla rohkem pilte, et päris need pildivalikud ei ole ka identsed näitusel ja raamatud. Aga põhierinevus on see, et raamatus on lihtsalt pisut pikem tekst, kui on näitusel, sest et kui me mõtleme, et siin on 100 planšetti, siis kes ei jaksab lugeda läbi 100 teksti. See tähendab seda, et siin me viisime ta nii lühikeseks, kui üldse võimalik, see on umbes 500 tähemärki. Raamatus on siiski 3 korda pikem, nii et sealt saab rohkem teada, see on alati võtta, kui midagi huvitab selle konkreetsega ja võib-olla ka seesama lugu ehk et selle näituse nagu üks selline tuum, mis siin seda tehes ka nagu välja joonistus, on see, et see ongi Eesti lugu ehitistes. Et seda lugu on nagu raamatut sirvides võib-olla veel palju parem hoomata kui siis, kui siin mööda seda konstruktiivset labürinti liikuda. Nemad siis said valida umbes 4-6 objekti vahel, mis siis mina kuraatorina olin eelnevalt välja otsinud. Nii et ütleme nii, et mingil määral mul oli seda võimalik suunata. Samas oli loomulikult asju, mis siiski selle žürii töö käigus sisse tulid ja mida mina kunstiajaloolasena uneski ei oleks osanud välja pakkuda, nagu on kas Tallinna tunnel, kollektor või Ämari lennurajad või Muuga sadam. Et nende koha pealt ma tõstin küll käe üles ja mõtlesin, et olgu, et te võite sisse panna, aga mina neid kirjutada ei oska ja ma ei tea ka, kes oskab. et selles mõttes see siiski nagu kujunes väga palju ka selle žürii nägu. Aga nüüd teie valik nendest aastatest, kui palju seal neid päris enda lemmikuid oli? No ikka oli, eks nad ju tegelikult arhitektuuri ajaloolasena mul ongi väga palju lemmikuid ja võib-olla mõnede lemmikute eest ma ka tõeliselt võitlesin. Samas oli selliseid aastaid, kus oli üldse hirmus vaeva, et sinna üldse midagi leida, sest et korraks käis läbi see teema, et minna kergema vastupanu teed ja valida iga 10 aasta kohta 10 parimat. Aga see tundus lihtsalt nii banaalne ja igav. See ma püüdsin kohe nagu tagasi suunata, et see ei räägi ka mitte millestki, see on nagu missivõistlus või midagi sellist, et tegelikult nagu valides iga aasta kohta välja ühe, mis on just sellel aastal valmis saanud. Siin on oluline vahe tavapärase arhitektuuri ajaloolise käsitlusega, et reeglina vaadatakse hoonete puhul projekteerimise aastat, et sel hetkel ta nagu kõige rohkem kajastab seda, mis siis ühiskonnas ja ka arhitektide peades toimub, siis siin on valitud just nimelt selle järgi, millal need hooned on valmis saanud ja see ka peegeldabki, et mõnede hoonete puhul on ehitusprotsess olnud erakordselt pikk, nagu näiteks Rakvere teatri puhul, millega alustati juba 1927. aastal, mis valmis sai alles 1940.
kas ütleme, et varasemaid aastakäike oli raskem valida välja siis nüüd parimad selles žüriis? Ma ei tea, kui palju teie teate, kuidas žürii kas läks kaklema või ei läinud kaklema või näiteks uuemate hoonete puhul oldi üksmeelsemad? Ei, pigem vastupidi, et no hea küll, et üks on see, et lõpuks žürii valis ju valdavalt selle hulgast, mida ma olin neile ette pannud ja ma tutvustasin neile ka põhimõtteid, mis minu meelest olid väga olulised seda tehes, et meil on geograafiline mitmekesisus, meil on tüpoloogiline mitmekesisus ja meil on materjali mitmekesisus ja tegelikult ka ehitustegevuslik selles mõttes, et lisaks ehitamisele me hõlmasime ka restaureerimist. Aga keerulisemaks läks just nimelt võib-olla selle viimase 25 aasta jooksul just või ütleme, võib-olla isegi võiks öelda, et viimase 15 aasta jooksul, sest ütleme ka 90-ndad ei olnud meil ka nüüd teab mis valikute rohked, aga just viimaste võib-olla kõige tulisema vaidlusena ma mäletan aastast 2012, kui Sõelale jäid lõpuks vesilennukite angaaride restaureerimine ja Narva kolledž. Mõlemad on fantastilised hooned, mõlemad oleks tahtnud sellele näitusele panna, mida sa teed? Oleks pidanud alternatiivnäituse tegema? See ongi tegelikult, ma olen päris mitmel pool seda öelnud, et tegelikult on see selline näitus, et siin saaks mitu alternatiivset näitust teha, sest et väga paljudes kohtades jäi neid valikuid väga palju üles ja neid oleks võinud ka hoopis teistmoodi valida, nii et põhimõtteliselt võiks igaüks teha oma 100 ehitist. Kui nüüd võtame see 100 maja, et kas rohkem esindatud on Põhja-Eesti või Lõuna-Eesti? Loomulikult on kõige rohkem esindatud Tallinn. Siin ei ole kahtlustki. Sellest me ei saa üle ega ümber, aga me siiski üritasime teha nii, et me saaksime ka võimalikult palju teisi maakondi, Tartu, Pärnu, Narva on vist küll ainult ühe objektiga sees, aga et Ida-Virumaalt on ühte teist, et tegelikult ikkagi Saaremaalt on ka ainult üks objekt, Hiiumaalt ei ole mitte ühtegi. Aga me ikkagi üritasime, aga kõige võib-olla kummalisema loona tuli välja, kuna 2018 aasta, mis meil ei ole veel lõppenud ja kuna see žürii käis koos üsna vara kevadel märtsis, siis tundus väga ebaõiglane hakata valima nüüd sellel ajahetkel üldse midagi. Ja siis 2018 me lahendasime nii, et seal võib nüüd publik valida, milline on 2018 aasta parim ehitis. Seal on välja pakutud vist 6-7 hoonet ja siis viimase variandina võib ka ise pakkuda välja, mis teie meelest on kõige parem hoone üldse. Ja naljakal kombel seal on nüüd 2 ehitist Vastseliinast, mis muidu üldse sellele näitusele ei pääse. Ega seal tõesti ei olnud ka ammu midagi ehitatud, tuleb tunnistada ja see on tõesti juhus, et valmisid palverändurite maja Vastseliina linnuses ja siis seal kõrval Vastseliina Alevis kunagises rajoonikeskuses sai valmis uus päästekomando. Et väga niimoodi 2 väga erinevat asja. Nii et tegelikult see näitus peaks panema näituse külastajat kõigepealt natukene mõtlema ja pärast, kui ta ka raamatu endale soetab, siis saab ta oma mõtted kenasti kuhugi ühtsesse tervikusse luua. Jah, kindlasti. Ma arvan, et see näitus ka kindlasti paneb näituse külastajad vaidlema, kes natukenegi teab nendest asjadest, et miks just see? Aga mina oleks tahtnud hoopis seda teist hoonet selleks ajaks. Ei, mis mõttes te panite selle? Ja muidugi väga huvitava tähelepaneku tegi Ehitusmaterjalide Liidu esimees. Ehitusmaterjalide Liit on siis üks selle näituse nii-öelda initsiaatoreid ja rahastajaid, kes ütles, et aga minge vaadake, mis maja ehitati teie sünniaastal. Mis siis toimus? See oli päris huvitav mõte. Seda soovitan igale näituse külastajale. Ehitusmaterjalide Tootjate Liit tähistab sel aastal 25. sünnipäeva ja
siis me mõtlesime, et kuidagi seda tõsisemalt ette võtta ja kuna on Eesti 100 ka, et siis võiks proovida mõelda midagi, et saaks ühe kingituse teha kogu rahvale. Ja siis me vaatasimegi, et oma liiduga ja vaatame, et kes seal veel võiks olla. Esiteks meil oli vaja toetajaid, aga teiseks oli vaja laiemat kandepinda ka, et me ei taha nagu olla üksinda, kes ütlevad, mis on ilus ja tore ehitus ja mis ei ole. Ja siis me rääkisime ehitusettevõtjate liiduga ja nemad tulid kaasa ilusti ja siis me 2 liitu olid need nii-öelda driverid ja ka siis, et terves nagu sektoris rohkem nagu laiemat kõlapinda saada, siis muidugi kaasasime ka projekteerijad ja arhitektid. Kuidas žürii töös, kas see erinev seltskond, mis tegelikult teeb ühte ja sama tööd lõppkokkuvõttes, meie seda töö tulemust näeme, aga kuidas siis arhitektid ja insenerid ja ettevõtjad ja kuidas te kokkuleppele jõudsite? Jah, seal mõnikord oli päris ikkagi kaalutlemist ja arutamist, et mõnda aastat me arutasime mitu korda, et saada kuskile mingi kompromiss maha ja see mitte vastuolu, ma ütleks, aga dilemma on selles, et ehitajad ja insenerid, nemad tahaksid tehnilisi projekte näidata ja tuua esile igasuguseid maa-aluseid kollektoreid ja sildasid ja tornisid ja tööstusettevõtteid. Arhitektile meeldib jälle ilu ja niimoodi aga me proovisime, et oleks niimoodi hundid söönud ja lambad terved. Ja ma usun, et see suhteliselt õnnestus. Tegelikult Leelevälja, kes on kogu selle näituse kokku pannud ja tema söötis meile kõik need ette. Tema tegi väga suure taustatöö ära, enne kui žürii maha istus. Ja alguses seal mõned aastad on väga lihtne, seal ei ehitatudki peaaegu mitte midagi sõja ajal ja peale sõda aga mõned aastad jälle olid väga palju ehitusi ja siis nende hulgast oli raske valida. Ja muidugi iga mees tuli oma kodukohast, ütles, et vot see peab olema, minu linnast peab olema vähemalt see maja ja teine ja kolmas veel. Ja eilegi rääkisin seal Virumaa Teataja ajakirjanikule, et miks siis seda Rakvere kooli sinna ei pandud, et see on Kotli ju nii tähelepanuväärne töö. No muidugi on, aga Kotlit oli juba 4 korda niigi sees ja kooli on ka, nii et kuskil see kompromiss tuli leida. Seal ei oskagi öelda, et kas see aeg, aga just, et mõned aastad oli seal nii nagu mitu objekti, mis olid nagu nende hulgast oli vaja valida ja kahtlemata jäigi palju häid asju välja. No ja selge see, et nüüd see, kes näitusele tuleb, temal on see kolmas arvamine, et aga miks seda ei olnud. See on näiteks minu sünniaastal ju ehitatud. Miks ei ole? Minul vedas, minu oma on. Jah, see on huvitav, et see oli meil ka, kui me liiduga siin oma sünnipäeva tähistasime, siis me rääkisime ka, et igaüks saab vaadata, mis see sünniaasta ehitis on ja kas see kõnetab teda kuidagi moodi ja minul õnneks oli laululava, nii et see oli väga tore, aga keegi ütles, et aga minul oli EKP see kontor, mis tehti. Et jah. Aga tegelikult nüüd on selline hea asi tehtud. Kas teie liidud on kohe varmalt midagi järgmist välja mõtlemas? No ei oska praegu öelda, praegu järgmist nagu plaani selliselt ei ole, aga Eesti 100 ja see läks ilusti kokku ja me tahtsime rääkida lugu, et ma lugesin Sirbist ja Vasarast, ma ei tea, kes seda kirjutas. Üks nii hästi ütles, et lugudega luuakse maailm ja jutustustega juhitakse seda. Ja meie siin neid ehitisi kokku pannes jutustame ühe ehitise lugu Eestist. Ja tegelikult see on vahva vaadata ja tegelikult me võime oma riigi üle uhked olla, sest ega siin riigil on olnud väga raskeid aegu, sõdasid ja igasugust aega, aga siiski, kui vaadates tagasi kõigil nendele ehitistel, igal ühel oma jutustus ja kokku annab ühe ilusa loo ja tegelikult ma ütleksin, et kui me ütleme, et kas me sellist Eestit tahtsime, siis mina olen küll rahul. Selline sai meie saade Eesti Vabariigi 100 aastast ja 100 ehitisest. Kuna näitus on avatud veel detsembri alguseni, siis soovitan kõigil otsida üles oma sünniaasta ja vaadata, kas selle ehitisega ka mingit seost teil on. Nii et head näituse külastamist ja kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast.